see habe niimoodi sügeleb. Niimoodi tunnevadki ennast mehed igapäevaselt või? Õudne. Kel sügeleb habe, kes teeb soojendusharjutusi või ringutab end jälle ärkvele, kes võtab enne lavale astumist kaasa veel viimased soovitused Naikenilt. Ning kes otsib veel enda osa kostüümist, et lavale minna. Üks sagimine ja otsimine käib muudki, mis kadunud on? Ma otsin ühte oma lakkinga. Lakkinga, milline, kui lakine ta on? Ära ei peta, ma kardan, et... Aga ma aitan otsida, äkki saab kiiremini. Siin on teise. Ma leidsin ise kiiremini. Leidis üles, jumal tänatud. Aitäh, et sa tulid siia ja... Oleks pealt kingata minema. Siin ongi see kurikuulus uks, millest tullakse läbi ja jõutakse siia lava taha ruumi. Siin on erinevad rekvisiidid, ma vaatan, instrumendid, lilled on valmis. Seekord on laval ka mööbel, suurem toolide kogumik, lauad, loosigang, mis võtab siin järgmised laulud välja, see saatuslik loosigang. Tehnika saab siit enne, kui lavale minnakse, et ikkagi heli oleks paigas ja inimesed kuuleksid, mida lauldakse ja räägitakse. Ja siis lõppkokkuvõttes jõutaksegi siit läbi paari astme lavale. Oh, hello Bruno. Hello. What you doing in Estonia? Singing. Singing with whom? Dancing. Tere, ma olen Bruno, räägin tegelikult sulaselges eesti keeles ja ma olen siin sellepärast, et Kadri Voorand kutsus. Pettis mu täiesti ära, ma vaatasin laval ka ikka tantsusammud, kõik värgid, täis möll ikka. No, selle poolest meid ju tuntakse. Ega ma nagu üleöö minust K-popi tantsijat ei saa, aga vähemasti ma loodan, et ma saan andeks nendelt K-popi fännidelt, et ma vähemasti proovisin. Kui keeruline oli ka neid tantsusamme õppida, ma saan, ega Brunol on ju see liikumine ikka väga hea. No, mis tähendab seda, et minu jaoks loomulikult ei olnud keeruline. Ei, väga fun oli selles mõttes, et Kadri on tõenäoliselt positsioonis, kus ta võib-olla väga tihti ei ole olnud, võib-olla ei olegi olnud varem. Ja nüüd on Kadri korralik tantsulõvi. Jaa, meile juba öeldi, et see duo võiks juba hakata tuuritama, nii et Kadri ja Bruno live, naistele sisse pääs tasuta. Šarmikaid mehi, kes naiste pead pöörlema panevad, on selles saates hulgim. Ma olen jõudnud seekordse siis, võib öelda siis peaaegu hurmuri juurde, et seekord on selline roll, keda paljud naised armastavad. Kuidas seda rolli siis nüüd täita on? Väga huvitav. Ise olen ka lapsena olnud Enrique fänni, et kõik see tuleb meelde, miks ta mulle meeldis. Tuleb see kuidagi see ladina mentaliteet nagu välja otsida kuskilt. Selline suur häbitu tunnete näitamine. Saaral, Enriquel oli seekord laval kaasas ka vahvkoor. I can be your hero, baby. See on väga manus. Ikkagi, kui sul on nagu süke tiim on nagu taga. Muidugi nii on siin saates kogu aeg tiim taga, Krimmi tiim ja kostüümi tiim. Aga kui nad veel lavale kaasa ka tulevad nii paljukesti, siis on eriti tore. Ilma koorita sees aga armastuse keele kastus lavale Mikk Saar. Täna võib nüüd vist bonjour öelda sõna otseses mõttes. Ma eeldan, et sa mõtled prantsuse keele pärast niimoodi, jah? Ei, mina ei oska prantsuse keelt, ma oskan oui. Oui. Aga lava peal tuli küll välja nii, et ma vaatasin ja kuulasin ja mõtlesin, et kust kohast see keel siis tuli? Kuulmise järgi õpitud prantsuse keel. Oli siis väljakutse või oli nagu ikkagi, nagu ikka? Ei pole ühegi tekstiga kunagi nii palju vaeva näinud, jah, tõesti. Et läks ikka aega, tunde. Tunde, mis tahtsin küsida, kui kaua läks? Tegid ümber ja siis kuulasid uuesti, siis kuulsid teistmoodi jälle, väga selles mõttes ikkagi läks aega. On s'est connu en café des Trois Colombes. Kuna konkurents on tihe ja Lototroni loositud artistid võimsad, siis harjutavad osalejad igal vabal hetkel. Cause I know ready Pikad juuksed on seekord ka olemas, aga ei olegi naissoost roll. Ei, seekord on täitsa mees. Täitsa mees kohe. Särginööbid lahti, jah? Jah, paluti kuni nabane, eks ma üritan umbes nabane öelda neid lahti. Hold me close, don't ever let me go.
sa kunagi esimest korda katsud kitarri, siis on see üks võiks olla esimese lugusid, isegi kui sa kitarri ei oska mängida, siis seda lugu võiks ikka natuke osata, sest siukene peol hea näitamine inimestele kuskil oled üritusel niimoodi, siukene ikka lugu suure algustehega minu jaoks. Ise siis oled seda kuskil peol ka näidanud? Proovinud ikka, mitte väga ilusasti, aga proovinud ikka, jah. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Donde es biblioteca? Sisi? See on kõik minu, kõik mis ma hispaania keelest oskan ja see on ka tänu Mikael Meemale. Aga kui keeruline siis oli seda laulu nüüd ära õppida ikkagi hispaania keeles? Ei, no päris keeruline ikka, seal on omad nüansid, mis nad on küllaltki sarnane, kuidas laulda itaalia keelt võib-olla, aga seal on ikkagi omad need häälikud näiteks ja veits teistsugune ja päris hästi ei saa tekstist, ei saanud kohe nagu alguses aru. Häälikuid susistada tuli seekord teistelgi. Polegi see mätas, vaid on hoopis karumõmm. Mul kuidagi oli väga põnev seda numbrit vaadata ja seda siis järgi teha ja teha proove, sest just kui ongi see S-id on ju, ja siis minu jaoks vähemalt natukene on selline mingi vene aktsent on ka juures, et heina ma peal nendas natukene selline. Lisaks osalejatele annavad endast kõik ka laval olevad tantsijad. Mul on väga lahedad poisid laval, kes mind tõstavad ja veavad ja külili ja üleval kuskil peaaegu katsun lage, et ma arvan see ja selle juures siis laulda, ma arvan, see on kõige keerulisem, aga seda põnevam võib-olla see number mu enda jaoks on. Maha ei kukkunud kordagi, et poisse saab usaldada või? Ja poisse saab kindlasti usaldada. Ma eile õhtul korraks panin silmad kinni ja mõtlesin sellel, et kui see viimane tõste on, et ma loodan, et ma sealt ilusti alla tulen, aga jah, poisse ma tõesti usaldan, võib-olla pigem endal on kontsade peal, lihtsalt tuleb see julgus endaga kaasas kanda, siis ei juhtu midagi. Poisid ei vedanud Ann-Marleni alt ning popdiva astus näosaate lavale. Publikul oli mida nautida ja enda lemmikud on inimestel ka välja kujunenud. Kadri. Mulle meeldis Kohver ja Ann-Marleen. Minule meeldis väga Mikk. Mulle meeldis väga Kohver, aga Ann-Marleen oli ka hea. Mulle meeldib mõtsa suurem naine heidab mulle soel suvepäeval veidikene varju. Ma veetan teisipäeva pereküles väga mõnus rahumajas, keegi siin ei karju. Kuidas siis nüüd on niimoodi Kohver Nublu asemel kõrval siin lauljana? Natuke kahtlane on küll, kui ausalt öelda, sest et ta teeb nii hästi järgi teda. Et see on isegi hirmutav. Mul siin enne kuulsin teisest toast ja mõtlesin, et lihtsalt kehas käis siuke jõnks läbi, et oota, Nublu on siin. Aga ei, Kohver teeb head tööd. Ma rääkisin Mariaga, tema ütles, et kohati tuli ette siuke tunne, nagu oleks Nubluga laval on. No jah, eks me oleme ka Nubluga koos laval olnud ja ma enam-vähem nagu tean, kuidas ta nagu liigub ja mis ta nagu, kuidas ta seal laval on. Et siis lihtne seekord? Ei ole lihtne, just ei ole lihtne, et sa nagu kuidagi võib-olla teed endale keerulisemaks, et seda on nagu veel rohkem ära tabada seda. Aga mulle tundub jah, et nagu mingi väike eelis on selles osas, et nagu ma olen taga mingit aega koos veetnud, et ma nagu tean, kuidas ta liigub ja räägib ja kuidas ta on. Olgu see siis sõpruse eelis või puhtalt Kohvrioskused, aga Nublu roll talle selle saate võidu tõi. Palju õnne võib soovida, kas siis Kohvrile või Nublule? Ma arvan, meile mõlemale, koostöö. Koostöö oli hea? Jah, ikkagi tema enda prillid tõid ära võib-olla seal. Pane veel korra keila, push it,